Miks te seda teeksite? Sest see oli puhas. Ma mõtlen, et seda oli manipuleeritud. Tõendeid eemaldati sündmuskohal. Just nii ütles juhtuurija Murdochi kuriteopaiga kohta pärast esimest kohtuprotsessi. Nüüd on Alec Murdoch pärast enam kui 2-aastast pausi taas kohtus, kuna tema süüdimõistmine naise ja poja mõrvades tühistati. Aga seekord on uus strateegia ja uus küsimus. Maggie Murdochi küünte alt leiti tundmatu DNA. Kas see võiks olla tema vabaduse võti või ootab seda juhtumit ees järjekordne pööre? Mina olen Anjanette Levy ja see on Law and Crime. See on nagu déjà vu. Kõik kordub taas. Alec Murdoch oli taas Lõuna-Carolina kohtusaalis koos oma kaitseadvokaatide ja peaprokuratuuri prokuröridega arutamas, millal ta taas kohtu alla antakse oma naise Maggie ja poja Pauli mõrvade eest. Teine kohtuprotsess, uus protsess, mis võib olla esimesest väga erinev. Alec Murdoch on, nagu me teame, süüdimõistetud kelm. Ta tunnistas, et varastas oma klientidelt miljoneid ja miljoneid dollareid, mõned neist olid väga vaesed. Ta pole seda kunagi eitanud. Ta kannab aastakümnete pikkust vanglakaristust rahaliste kuritegude eest, kui ta on eitanud, et kasutas jahipüssi ja blackout vintpüssi, et tulistada Maggiet ja Pauli perekonna Moselli jahimõisas 7. juuni 2021 aasta ööl. Mõrvad olid õõvastavad. Paul tulistati jahipüssiga rindu ja pähe. Maggie tulistati mitu korda. Prokurörid ütlevad, et kui ta üritas põgeneda, tulistati teda blackout vintpüssist. Prokurörid kirjeldasid Alec Murdochi esimesel kohtuprotsessil ema, kes jooksis oma pojale appi pärast seda, kui kuulis tema pihta tulistatud laske. Creighton Waters ütles, et tõendid näitasid, et Maggie oli mingil hetkel käpuli maas enne, kui teda uuesti tulistati. Alec Murdoch väitis, et ta ei olnud sel õhtul Pauliga ja Maggiega kennelis, kuid prokurörid väitsid, et Pauli salvestatud video vahetult enne mõrvu tõestas vastupidist. Anna see, astu tagasi. Tule siia. Kuramus, postita see kais. Hei. Ära kõrveta suud. Baba. Auto, baba. Paave, hei mama. See on merisiga. See on... Tule siia, Cash. Tule siia, Cash. Cash, kiiresti. Kana, tere, tule siia. Kuti, tere. Okei, kiiresti. Nüüd, kui Alec Murdoch on saanud uue kohtuprotsessi tänu kohtusekretäri väärkäitumisele tema esimesel protsessil, usuvad tema advokaadid, et nad suudavad seda koeraaedikute juures filmitud videot selgitada. Ja seekord uurib kaitse põhjalikumalt ka teist teooriat. Nad tahavad testida tundmatu mehe DNA'd, mis leiti Maggie Murdochi küünte alt. Sellest lähemalt kohe varsti. Kaitse arvab, et see võib nende jaoks olla tõeline läbimurre, samas kui prokuratuur sisuliselt naerab selle välja. Seekord on uus kohtunik. Tema nimi on Deborah McCaslin ja ta on otsekohene, kuid õiglane. Ta on endine kaitseadvokaat, kes nimetas kunagi Murdochi advokaadi Dick Harpootlini advokaadiks, keda ta imetleb. Alec Murdoch oli kohtusaali sisenedes oranžis vanglariietuses, käeraudades ja ahelates, kogu aeg naeratav. Kohtunik McCaslin asus kohe asja kallale. Näen, et saal on täis. Tere hommikust. Tere. Neile, kes pole kunagi Lexingtoni maakonnas käinud, tere tulemast Lexingtoni maakonna kohtumajja. Kas sa vajad, et ma sulle helistaksin? Sa võid mulle helistada. Anna see kohe mulle tagasi. Hästi, me oleme siin menetlusseisu arutamiseks. Ma palun kohtusekretäril asja välja kuulutada. Asjas Lõuna-Carolina osariik versus Richard Alexander Murdoch. Süüdistusnumber 2022 GS 0592359.
Nüüd esimene asi, mida kohtunik teada tahtis, oli see, kui kiiresti saab selle juhtumiga edasi liikuda. Suur osa tõenditest on sama, kuid tõendite vahetamine võib jätkuda. Nii et ta küsis, kas kaitsel on kõik vajalik olemas. Kas meil on kõik telefonikõnede andmed olemas ja kas need on täielikud? Sõnumid, mobiiltelefonide väljavõtted ja kui on mingeid lisaväljavõtteid, videosalvestised, kas on ballistika ja tulirelva tõendeid, kas meil on selles osas kõik olemas? Sõrmejäljed, toksikoloogia. Ma arvan, et eelmine kord oli verepritsmete ekspert. Ma lihtsalt tahan teada, kus me nende materjalide üleandmisega oleme. Ma lasen süüdistusel sellele vastata, palun. Jah, proua, teie aukohus. Me oleme juba enne esimest kohtuprotsessi esitanud väga ulatuslikud menetlusmaterjalid. Ma ei tea midagi nendest asjadest, mida te mainisite, et kaitse oleks kaitsele esitanud. Ja kui üldse, siis on kaitsjal rohkem materjale kui riigil, sest näiteks tehti väga põhjalik õigusliku kaitsega materjali läbivaatus. Varem nimetatud advokaadi ja selliste asjade puhul. Minu arusaamise järgi anti neile täielik väljavõte, samas kui süüdistuse meeskond, uurimismeeskond, sai ainult eelmisest ülevaatusest materjale. Ainult viimase 3 kuud väljavõtte osa. Nagu alati, me auditeerime ja vaatame pidevalt kõike üle, kuid ma ei tea mingeid puudujääke selles väga ulatuslikus materjalis, mille oleme esitanud. Mitte ainult mõrva uurimises, vaid ka ulatuslikus süüdistuse tunnistajatega seotud uurimises. Nii et need oleme me esitanud. Ilmselgelt ei ole ma selles kategoorias millestki teadnud. Kaitse oli teisel arvamusel. Nii et me ei tea, mida me ei tea. Ja ma toon teile ühe näite. Lubage mul see kohtule üle anda ja teile edasi anda. Austatud kohus, see on ärakiri intervjuust, mis tehti ühe mehega, Rodney Chapmaniga ja teise ametnikuga. Kes olid need inimesed, kes esimesena sündmuskohale jõudsid, sündmuskohta töötlesid ja olid väga seotud sündmuskoha kohtuekspertiisiga? Ja kui te lähete 6. leheküljele. Chapman, kes vastutas sündmuskoha eest, ütleb järgmist. See on televisiooni intervjuu 13 märtsi, 10 päeva pärast selle juhtumi algust. Ta ütleb vastuseks küsimusele. Ma usun, et teil oli pärast juhtunud abi. Või õigemini, jah. See ongi see jutt, küll relvades vabanemine, sõiduki ümberpaigutamine. Me kuulsime nii palju Sleedist ja peaprokuröri büroost, aga neil ei ole midagi. See kõik on kaudne. Nii et ma esitan selle küsimuse. Sulle, see oli puhas kuriteopaik, lavastatud kuriteopaik, puhas kuriteopaik. Sa ootasid, et leiaksid rohkem tõendeid või vähem. Ja see ongi see, mida inimestel on raske selgeks teha. Me ei leidnud palju. Aga miks me ei leidnud palju oli see, et see oli puhas, ma mõtlen, et seda oli manipuleeritud. Tõendeid oli sündmuskohal teemandatud. See on nüüd 10 päeva pärast kohtuprotsessi. See ei ole see, millest Chapman tunnistas. Chapmanil on tõendeid. Sündmuskohal olid ka teised inimesed. Tal oli abi. Või olid seal veel teised inimesed. Meil on vaja, et see meile esitatakse. Ja Dick Harpootlian ütleb, et üks šerifi asetäitja andis pärast kohtuprotsessi intervjuu, öeldes, et kuriteopaik oli puhastatud, mis erines tema ütlustest kohtuprotsessil. Harpootlian tõi samuti välja selle juhtumi juhtiva uurija David Oweni, kes on nüüdseks pensionil. Esimesel kohtuprotsessil küsitlesid Murdochi advokaadid tema ütlusi suuržürii ees ja süüdistasid teda valetamises, et saada süüdistusakt. Üks mõrvajuhtum, mille juhtivuurijaks oli Owen, lõpetati 2025 aastal. Pärast seda, kui kohtunik leidis, et Owen varjas tõendeid, mis oleksid võinud aidata süüdistatavat. Ei, esimese kohtuprotsessi ütlused. Asjaosaline juhtiv ametnik tunnistas, et esitas need suuržüriile moonutatud. Pärast kohtuprotsessi on ta saanud esitada oma ütlused, sest kohtunik leidis, et ta varjas tõendeid ja esitas neid moonutatult. See on pealend ohvitser. Rohkem küsimusi ei ole.
aga see tekitab neis küsimusi, mitte selle kohta, kas riik või prokuratuur on midagi varjanud, vaid kas ta andis neile kõik, mis tal oli. Kas ta tegi seda, mida ta tegi ka hilisemas kohtuasjas, pärast kohtuprotsessi. Ta peitis tõendeid. Ja ma arvan, et me peame selle kõik läbi vaatama ja küsima, kas siin on lükki, kas me oleme millestki ilma jäänud. Ja meie jaoks, me tahame seda juhtumit kohtus arutada. Aga mida me ei taha teha, on olla ette valmistamata selle põhjal, mida me nüüd teame, et juhtus esimesel peatamisel. Ja meil on tõenäoliselt järgmisel nädalal avaldus, mis selgitab seda veidi rohkem. Meile ei tundunud, et me tahaksime sellist taotlust esitada. Siis tuli vaidlus Maggie Küntelt leitud tundmatu mehe DNA üle. Ma ütlesin teile, et Creighton Waters naeris selle välja. Lõppkokkuvõttes puudub igasugune tõend selle kohta, et Maggie Murdoch oleks kellegagi võidelnud, et tal oleks olnud mingisuguseid kaitsehaavu või et teda oleks kriimustatud, et teda rünnata. Ja me teame ka, kui tundlik on puute DNA ning kui tavaline see on. Me pidevalt jätame maha oma DNA-d ja võtame teiste DNA-d. Kui surume kätt, puudutame ukseviike ja kõike muud sellist. Ja tead, see on natuke eksitav. Aga see ei tähenda, et me ei oleks valmis kaitsja kõiki mõistlikke ettepanekuid arutama. Aga see inimene, kelle me saime ja see inimene vajab kaitset ning ka kaitse peab sellele kohtule vastama. Aga minu vaenlased. Ma tahan selle eksitava argumendiga tegeleda. DNA, millest me räägime, teie aukohus, pärines Maggie Murdochi vasaku käe küüne alt. Seda testis SLED selle STR-analüüsiga. DNA proov number 70, mida me palume testida. See ei olnud kindlasti Alec Murdoch. Ükski teistest inimestest, kellelt nad võtsid põsetampooni proove, ei olnud see. Nad käisid pika nimekirja läbi, mitte nemad, välja arvatud üks võimalik kandidaat. Ja selle võimaliku kandidaadi puhul oli lõplik tulemus see, et see on 11 korda tõenäolisem, et tegemist on tundmatu mehega. Nii et nad teavad, et see on mees, kui et see oleks olnud see isik. Nii nende DNA analüüs käib. Ja härra Valter ütles, et tõendeid võitluse kohta ei ole, kuid Maggie Murdochi keha alt leiti padrunikest. Relvast, millega ta tapeti. Ma mõtlen, see padrunikest ja see relv pidid olema väga lähestikku. Maggie Murdochi mobiiltelefon puudus kuriteopaigast. Kas sel hetkel kanti DNA üle? Seega me ei arva, et see on eksitav vihje. Me arvame, et see on väga oluline. Muidugi võib hiljem selguda, et see on süütu. Me ei tea, aga see on uurimist väärt. Kaitse soovib kasutada Othram Labsi, et analüüsida Maggie Küntelt leitud DNA-d. Othram töötab tavaliselt õiguskaitseorganitega, et lahendada lahendamata juhtumeid uuriva geneetilise genealoogia abil. Kuid Othram töötas tegelikult ka aktiivse juhtumiga, uue juhtumiga, Idaho mõrvad 2022 aastal ja aitas tuvastada Brian Kobergeri kui peamise kahtlusaluse. Murdochi kaitse soovib teha koostööd Othramiga, et teada saada, kelle DNA oli Maggie Küntel. Kuule, me oleme nõustunud selle eest maksma ja see on lihtsalt taustainfo. Ma luban teil selle eest maksta. Need mõrvad toimusid 2021 aastal. Praegu on aasta 2026. 2021 aastal ei olnud olemas tehisintellekti. 2021 aastal oli see geneetiline genealoogia alles algusjärgus. 2026 aastal oleme valgusaastate võrra ees. Nii et see, mida me praegu küsime, ei eksisteerinud tegelikult 2021 aastal. See eksisteerib täna ja Othram on juhtiv labor, mis seda analüüsi teeb. Nad tegid seda ka eelmisel aastal, 2024 aastal. Statistika näitab, et nad lahendasid 200 vana lahendamata juhtumit õiguskaitseorganite nimel üle kogu Ameerika Ühendriikide. Nad teevad õiguskaitseorganitega koostööd iga päev. Kõige tuntum juhtum, millega nad tegelesid, oli Idaho ülikoolis. Moskva Idaho mõrvad, mis toimusid umbes meie kohtuprotsessi esimesel nädalal. Kolledži õpilased julmalt mõrvati ühes majas Idaho ülikoolis. Neil oli DNA proov. Nad kontrollisid seda läbi Codise andmebaasi. Ei tulnud midagi välja, midagi ei olnud.
Idaho osariigi politseiosakonnale, nagu ka Sledil, oli leping Othramiga. Nad saatsid proovi Othramile. Othram teeb selle geneetilise sugupuu DNA analüüsi ja see viib pereliikmeni, kes oli teinud DNA põhise päritolutesti ning sealt jõutakse nende mõrvade toimepanija Brian Kobergerini. Nii lahendatigi Moskva mõrvajuhtumid Othrami labori kaudu. Erinevus seisneb selles, et nad ütlevad, et neil pole piisavalt proove, et seda koodises kontrollida. Ma olen laboriga sellest rääkinud ja see ei ole probleem. Code'is kasutab analüüsi, mida nimetatakse STR-iks. See analüüs on SNP ja seda nimetatakse SNP-deks. Koodisil on 20 andmepunkti. SNP-del on 500 000 andmepunkti, mida nad analüüsivad. Nüüd. Selle tegemine võtab veidi aega. Seega peame ootama, mida labor ütleb. Nad palusid mul saada teavet Sledilt, et nad saaksid näha elektroferogrammi või segu proportsioone, et paremini aru saada. Ja ma palusin härra Watersil anda meile nime, et need eksperdid saaksid omavahel suhelda. Aga seda, mida nad teevad Houstonis, Texases, ei tehta Lõuna-Carolinas Sledi laboris. Ja üle riigi on mõned laborid, mis on sertifitseeritud, nad teevad koostööd õiguskaitseorganitega. Ma ei tea, kas nad on spetsiaalselt Slediga koostööd teinud. Kui ma nendega rääkisin, olid nad Sledist teadlikud, aga neil on terve osakond. Neid sul on vaja eksperdi nime või selle inimese nime, kellel see proov on, et näha, kas on olemas analüüsimiseks sobiv proov, mida saaks saata. Ja nad saavad töötada selle ekstraktiga, mida Sled kasutas oma STR-analüüsi tegemisel. Nad saavad sellega seal töötada. Seda nad on mulle öelnud. Aga Härra Waters, kas te saate talle nime anda, et ta saaks edasi liikuda? See on see, mida ma oma taotlusesse panin teie aukogus. Kui nad palun annavad meile nime, siis mul on hea meel, kui Sled võtab nendega ühendust ja räägib nende väidetavatest võimetest, ettepanekutest ja protseduuridest. DNA testimine Othrami kaudu ei ole iseenesest mõistetav. Kohtunik peaks sellele ikkagi alla kirjutama ja see sõltub sellest, kas proov on kasutuskõlblik või mitte. Aga seda ma tahan, et te teeksite, härra Griffin. Ma tahan teada, kui kaua analüüsimine aega võtab. Mida te täpselt taotlete? Ja isegi kui ma selle kiirendan, tahaksin ma teada, kui kaua see aega võtab. Ja ma tahaksin ka teada, kas neil on üldse võimalik mingit sobivat proovi saada. Ja me arutame seda meie järgmisel eelistungil. Midagi, härra Waters, te annate neile selle isiku nime, kellega ta saab ühendust võtta. Vaatame, kas on olemas sobiv proov. Ja labor on mulle öelnud, et kui sobivat proovi pole, siis anname teile sellest teada. Aga nad töötavad palju väiksemate kogustega kui olgu. Alustame siis sellega. Veendume, et saame sobiva proovi ja siis liigume edasi ning liigume edasi järgmisel eelistungil. Ma luban teile, et eelistung ei ole väga kaugel. Hästi. Kotunik McCaslin on õiglane, kui ta on olnud väga selge. Ta ei luba kelleltki mingit jonnimist. Ta määras kohtuprotsessi kuupäevaks 5. aprilli 2027 ja andis range hoiatuse. Kas tõesti? Ja las ma ütlen teile seda. Ütlen teile mõlemale. Ma arvan, te tunnete mind üsna hästi. Kui ma määran kohtuprotsessi kuupäeva, siis ma ei luba edasilükkamisi. Ma ei tee seda. Parem olgu selleks tõesti hea põhjus. Kuidas kõlab 5. aprill, härra Ward? Ja proua, nii et me oleme valmis. Härra. Harper May on valmis ka varuplaan juhuks, kui DNA analüüs võtab kauem aega. Näiteks. Või mul on see teave olemas järgmiseks eelistungiks. Kui ma pean seda paar nädalat pikendama, siis ma teen seda, kui see on vajalik. Palun ärge arvake, et see juhtum arutatakse aasta pärast, sest nii see ei ole. Me liigume edasi. Teie. Oleme sellega rohkem kui rahul. Härra Murdoch, oleme sellega rohkem kui rahul. Ma lihtsalt jälle DNA. Kriig. Sest teadus kriigis nendes valdkondades on palju parem kui 5 aastat tagasi.
Ma saan aru, tehnoloogia muutub üleöö. Ma saan aru. Härra Griffin, kas soovite midagi lisada? Jah, teie aukohus. Teate, ülemkohus tühistas selle juhtumi Clarki maakonna kohtu väärkäitumise tõttu. Kuid ülemkohus käsitles ka finantskuritegude tõendeid ja sõltuvalt sellest, kui palju sellest või kas üldse midagi sellest tõendites kohtusse jõuab, määrab see paljuski ära kohtuprotsessi kestuse. Kohtunik Newman ei langetanud eelmisel korral selles küsimuses otsust enne kohtuprotsessi. Ja sen saab olema küsimus, mille kohta peame teie auväärsusele esitama kirjalikud seisukohad ja vaidlema, sest meie arvates ei tohiks ühtegi finantskuritegude tõendit kohtuprotsessil kasutada. Ma lihtsalt toon selle välja, et meie jaoks oleks kasulik teada, kas me peame selle vastu kohtuprotsessil kaitsma hakkama või kas nemad saavad seda esitada. Seetõttu palun ma lihtsalt võib-olla varasemaid kuupäevi, mil te saaksite neid küsimusi käsitleda. Me teeme seda. Ma ütlen lihtsalt, et mulle meeldib kõik kohtueelsed küsimused enne protsessi ära lahendada. Sest kui ma ütlen 5. aprill, siis me valime vandekohtu ja liigume edasi. Kõik need küsimused peaksid olema otsustatud. Nii, et ma tahan kutsuda sisse Gigi McKelvey. Ta on Pretty Lies and Alibis taskuhäälingu saatejuht ja töötab ka meiega siin Law and Crime'is. Nii et Gigi, ma ütlesin alguses, et see oli nagu déjà vu uuesti. Kuidas oli olla kohtusaalis koos Alec Murdauchiga ja kõigi teiste osalistega taaskord? Jah, see tundus nagu ajaväänak. Mul oli tunne, et ma olin justkui 3 aastat tagasi keeranud. Ja see oli nagu veidi segane perekonna kokkutulek, nähes kõiki, kes olid kohal kogu kohtuprotsessi 6 nädala jooksul, nagu ka mina. Nii et me kõik rääkisime üksteisega juttu ja saime jälle kokku. Ja väga sürreaalne oli olla tagasi samade inimestega ja näha Murdochit jälle seal süüpingis, seekord süüdistatava mõrvarina, mitte juba süüdi mõistetuna. Ta sellest, mida mina nägin, tundus ta natuke naeratav. Ta on alati kuidagi naeratav. Võib-olla mitte kogu aeg, aga millise mulje sa said Alec Murdauchist, kui ta kohtusaalis sisenes, seal istus ja protsessi kuulas? Umbes sama nagu iga päev tema eelmises kohtuprotsessis. Ta tuli alati sisse väga enesekindlalt. Ta naeratas ja noogutas alati inimestele. Ja täna oli see lihtsalt enam-vähem sama. Kuigi ta selg oli meie poole, sain ma natuke ülekannet vaadata. Ja jah, ta naeratas. Ja vaata, miks ta ei peakski? Tead, kõrgeim kohus on andnud talle uue kohtuprotsessi, nii et ma arvan, et tal on praegu palju põhjuseid naeratada. Tänane suur teema oli DNA. Tead, räägiti sellest, kas ta peaks saama sülearvuti või mitte, aga tegelikult pole see siin kõige olulisem. Oluline on see jutt tundmatu mehe DNA-st. Me kuulsime sellest juba esimesel kohtuprotsessil, aga nad ei süvenenud sellesse eriti. Nüüd räägitakse sellest, et kaitse kavatseb ise selle kallal tööd teha, ise selle eest maksta ja seda testida, teha sellele geneetilise genealoogia analüüsi, et tuvastada selle tundmatu mehe DNA allikas. Kas kohtusaalis olnud pealtvaatajate seas oli sellele mingit reaktsiooni? Ei, aga see oli üks neist hetkedest, kus kõik ajasid end sirgu ja kuulasid natuke tähelepanelikumalt, sest tead, sa mõtled selle peale. See oli kaudsetel tõenditel põhinev juhtum, mille eest ta süüdi mõisteti. Välja arvatud paar asja. Selle auto multimeediasüsteemiga, mis näitas, kuidas auto aeglustas, kui arvati, et ta viskas mägitelefoni aknast välja. Muidu ei olnud mitte midagi, mis oleks kedagi nende mõrvadega seostanud. Ja ma arvan, et kaitse peab selle DNA-ga tugevalt peale minema, sest nende tulemuste põhjal saab tekitada palju mõistlikku kahtlust. Kui see läheb nende kasuks, siis võib see potentsiaalselt olla tuntud kurjategija, kelle nad kindlasti välja selgitavad ja kellega räädivad. Aga ma arvan, et see võibki olla see, millele nad selles teises kohtuprotsessis loodavad, sest nagu sa ütlesid, eelmisel korral ei tehtud sellega eriti midagi. Ja nüüd tahavad nad selle saata meie riigi ühe juhtiva DNA-eksperdi juurde, et seda testida ja vaadata, kas nad suudavad, nagu Brian Kobergeri puhul, leida mingisuguse perekondliku seose selle inimesega, kelle DNA oli tema küüne all. Nii et ma arvan, et see on praegu see asi, mida selles kohtuprotsessis jälgida. Ja meil on uus kohtunik. Meil on uus kohtunik Deborah McCaslin. Ta oli oma karjääri alguses kaitseadvokaat. Ta asus kohe tööle ja läks asja juurde. Mida sina temast arvasid? Mulle meeldib see kohtunik. Kohtunik Newman on ainult üks kohtunik Newman. Ta võitis meie kõigi südamed, aga tema on väga konkreetne.
Nagu ta ütles, see on tema kohtuasjade nimekirjas kõige vanem juhtum ja ta ei taha oodata. Ja ma näen ka, kuidas ta on mõlema poole suhtes õiglane. Ja tegelikult oma advokaadikarjääri algusaegadel ütles ta, et üks tema jaoks kõige mõjukamaid inimesi oli Dick Harpootlian, iroonilisel kombel, kes nüüd esitab oma juhtumit tema ees. Tõenäoliselt suurim juhtum peale Huey Gaskinsi, mis tal kunagi olnud on. Nii et ma arvan, et pärast ühe istungi läbiviimist tahab ta asuda asja kallale. Ta ei taha viivitusi ega hilinenud dokumentide esitamist. Ta tahab, et kõik toimiks nagu hästi õlitatud masin, sest mõrvad juhtusid juba 2021 aastal. Nüüd on 2026. Nii et ta mõtleb, teeme selle asja ära. Ja ma arvan, et see kohtunik hoiab neid tähtaegade ja kuupäevade osas rangelt kontrolli all. Ja see on värskendav, sest nagu sa tead, võivad sellised asjad venida kuude või isegi aasta võrra. Ma ei usu, et see kohtunik laseb sellel juhtuda. Jah, ta on kindlasti väga konkreetne. Gigi McKelvey, aitäh sulle väga. Aitäh, Neta. Nüüd tahaksin pöörduda Vinnie Politani poole. Ta on saate Vinnie Politan uurib juht Court TV YouTube'i kanalil ja Court TV's, olnud seal aastaid juhtankruna. Vinnie, aitäh, et minuga liitusid. Mis on sinu mõtted selle kohta, et Alec Murdaugh on pärast kogu seda aega taas kohtus? Esiteks, ma ei suuda uskuda, et me teeme seda jälle, aga nii see on ja see juhtubki. Aga see peab seekord olema teistsugune, eks? See peab olema teistsugune, sest kaitsjad kaotasid eelmisel korral. Nad kaotasid kohutavalt. Alec Murdaugh oli kohutav tunnistaja. Teda ei usaldatud nende inimeste poolt, kes pidid teda hindama, eks? Nii et nad peavad oma lähenemist muutma. Ja tundub, et nad võivad minna seda teed, tead küll, tuvastamata mehe DNA, mis leiti mägi küünte alt. Ja see on huvitav lähenemine, sest nad käsitlesid seda juba esimesel korral. Aga ma arvan, et see võib olla uue kaitse keskne osa. Ma arvan, et sul on õigus. Ma arvan, et see on 100% uue kaitse keskne osa. See on riskantne, sest nad pöörduvad Othrami poole, millel on selle tehnoloogia abil inimeste ülesleidmisel kindel kogemus. Ma mõtlen, nad on selles väga head. Aga mis siis, kui te selle inimese leiate ja ta ütleb, et tal on alibi, et ta oli hoopis kusagil mujal? Ma mõtlen, see ei aita neid. Ei, no see sõltub, eks. Tead, esimesel kohtuprotsessil oli tuvastamata mehe DNA. Ilmselgelt ei olnud see peamine, millele nad oma juhtumit üles ehitasid. Nii et sul on 100% õigus. Sa ei tea, kuhu see tee viib, aga minu jaoks, nagu ma nägin tõendeid esimeses kohtuasjas. See on tugev tõend ja tead, sa oled justkui nurka surutud. Sul on midagi vaja. Ja võib-olla see viibki kellegi juurde, eks. Aga mis siis, kui see viib kellegi juurde, kes on natuke salapärane või kahtlane või kellelt midagi küsitakse ja ta valetab millegi kohta? Äkitselt võib juhtuda, et üks või mitu vandekohtunikku vaatavad seda inimest, kes praegu on tuvastamata, aga võib-olla tuvastatakse hiljem ja ütlevad, jah, mis selle mehega on? Kus? Miks ta ei öelnud, kus ta tol õhtul oli? Tead, on olemas võimalus, mille peale ma arvan, et nad mõtlevad. Aga nad teavad, et see võib viia millegi väga tavalise juurde. Ja keegi, kellel on dokumenteeritud alibi ja kellel pole mingit põhjust mägid tappa. Muide, see, kes seda tegi, tappis ka Pauli. Tapis Pauli ja tapis Pauli esimesena. Õige. Nad arvavad, et Paul tapeti esimesena ja et ta jooksis tema poole, et oma last päästa. Seda nad ütlesid esimesel kohtuprotsessil. Kaitse ja prokuratuur on selles ühel meelel. See oli lihtsalt kohutav kuriteopaik. Tead, Alec Murdaugh ei lakka mind kunagi üllatamast. Võib-olla on see vana hea lõunaosariikide poisi värk, aga ta naeratab alati. Ja ta tõesti naeratas ka täna. See mees, tal on enesekindlust küllaga. Noh, mis veel? Ta on ju igasuguseid asju täiseks. Ma arvan, et tal on tõesti enesekindlust. Tead, ma võitsin oma apellatsiooni. Võid natuke rinda kummi ajada. Tead küll, süsteem tegi mulle liiga, umbes nii, aga ta on ikkagi vanglas. Ma ei usu, et tal oleks elus eriti millegi üle rõõmustada. Ja see saabki ainsaks asjaks, eks. Nad ei ole mind süüdi mõistnud oma enda naise ja poja tapmises, eks. See on ju kõige hullem asi, mida teha saab. Ja jah, mind ei ole selles süüdi mõistetud. Nii et selles mõttes ta nagu natuke uhkustab sellega. Aga päeva lõpuks ta ju kuhugi ei lähe.
Tema elu on nüüd hoopis teistsugune kui varem, kui ta sõitis helikopteriga College World Seriesile ja tegi mida iganes tahtis, kus iganes tahtis, pääsedes igast asjast puhtalt. See on hoopis teistsugune maailm, nii et selles palju väiksemas maailmas, kus ta nüüd elab, on see tema jaoks suur asi. See on tema jaoks tõesti suur asi. Ja ma ootan endiselt veel mõnda trikki, mida ma arvan, et kaitse üritab oma mütsist välja tõmmata. Nii et ma arvan, et see on pigem jääge lainel tüüpi asi. Aga tõendid on endiselt samad, mis esimesel kohtuprotsessil. Eks näis, mis saab. Ja neil tuleb ikka veel sellest Kenneli videost üle saada. Eks näis, mis saab. Vinnie Politan uurib. Vaadake seda Court TV YouTube'i kanalilt. Suur aitäh! Suur tänu! Siin on minu arvamus kohtunikust. Kohtunik McCaslin tundub olevat kindlameelne. Ta on õiglane, ei salli rumalusi. Tal on väga hea huumorimeel. Ta tundub selle juhtumi jaoks justkui ideaalne kohtunik. Ta annab prokuratuurile, mida nad vajavad ja annab ka kaitsjatele aega uurimiseks ja ekspertide palkamiseks. Võtame rahulikult ja vaatame, mida ta teeb. Samal ajal toimub Alec Murdauchi järgmine eelkohtuistung augustis. Praegu on ta tagasi vanglas, kus ta kannab karistust nende osariigi ja föderaalse finantskuritegude eest. Praegu on kohtuprotsess esialgu planeeritud 2027 aasta aprilliks, nii et hoidke end kursis. See oli kõik selleks Law and Crime'i episoodiks. Mina olen Anja Netlevi, suur tänu, et olite minuga. Kohtume siin jälle järgmisel korral.